Igatahes, täna on plaanis siis 2 jooksu. Hommikul lähme sõbra Georgiga selline kerge 8 kilomeetrini jooks. Ja koeraga metsas minu enda kodus, kus läks kraan katki ja on vaja viia remondimehele võti. Siis on töö Laagritennise keskuses. Siis on jälle kella 5 kesklinna hallis jooksutrenn. Soovite süüa? Nüüd ongi jooksuriided selga ja siis juba 9.30 tuleb Georg siia ja lähme jooksma. Ja Georg peakski siis kohe 7 minuti pärast jõudma, nii et lähme paneme ennast jooksmiseks valmis, et ta väga palju ootama peaks. Tavaliselt ma ei jookse, see on küll hea asi, mida öelda. Tavaliselt ma siis ei jookse 2 korda päevas, aga mõnikord, kui on sellised raskemad lõigutrennid, siis on hea, kui on samal päeval on näiteks kas hommikul mingi kerge jooks ja õhtul on lõigutrenn või siis kui hommikul on lõigutrenn, et siis õhtul ka väike kerge jooks. Nii et täna ongi plaanis lihtsalt Georgiga rahulikult 8-10 kilomeetrit ja siis õhtul kell 5 on siis vähe tummisem lõigutrenn. Huvitav, kas selles asjas saab paremaks ka? Ma loodan, et saab. Praegu on väga puine. Aga ma loodan, et inimesed, kes on tulnud siia vaatama, siis ma luban, ma saan selles paremaks, nagu ka lühivideotes kuskilt tuleb alustada. Teerite praegu seda videot. On teil mingid kommentaare anda? Tulete ka jooksule kaasa? Vist ei tule jooksule kaasa. No pole hullu. Hien about it. Väljas on imeline ilm. Nagu te näete, midagi kiita ei ole, aga saame tehtud. Ja sealt ta tuleb. Ciao. Joo. Natuke liiga pingutatud. Nii kerge samm. See on reality. Targi laiv emotsioonid. 150 meetrit jätsi ma panen uue emotsiooni. Saab 5 pace lausalt. Kui ei ole, siis Apple Watch näitab valesti. Jess, on ülevaada jooksust palju oli. 8,75, 5.38 pace. Jooks Georgiga on tehtud 8,3 kilomeetrit sellises mõnus rahulikus tempos. Tavaliselt ma enamus aegadest jooksen üksi, aga nüüd viimasel ajal on lahe teiste inimestega ka joosta ja ma ütlekski, et mingi selline soovitus alustajale jooksjale või isegi kui sa käid praegu jooksmas, siis löö mingi sõber, kellega käia jooksmas, endal palju parem ja saad sõbraga samal ajal juttu rääkida ja sellega sa kui sa räägid samal ajal juttu, siis sa saad ka, oled kindel, et sa jooksed õiges tempos, rahulikus tempos siis. Jah, väga mõnus. Ilm on muidugi, ilm on nagu ta on. Minna sellise ilmaga välja. Lähme nüüd metsa.
ei taha metsa minna. Putsi? Metsa. Metsa. Ikka tahab. Ma olen muidugi valinud enda päeva vlogimiseks kõige jubedama ilmaga päeva. Aga mis sa teed? Rulli. Aba. Asmi. Sõit siis minu päris koju, kus me elukaaslasega elame. See, kus hommikul klipid olid tehtud, see oli siis minu vanemate kodu. Nad on hetkel Tenerifel puhkuse reisil ja siis elukaaslasega nii-öelda valvame maja ja koera. Lähengi siis, kuna meil kraan laseb natuke läbi, siis annan töömehele, teen korteri lahti ja siis sealt otse tööle. Aga ma mõtlesin, et ma räägin natuke siis, et mida sellelt kanalilt nii-öelda, missuguseid videoid oodata võib. Ma ise väga meeldivad sellised day in the life videod. Ma arvan, et neid tuleb siis sellised nädala treeningud just nagu jooksu mõttes, et millised mu nädalad, palju ma nädalas jooksen, kuidas need välja näevad, siis igasugused, kui hakkab rohkem võistlusi olema, siis võistlustest sellised nii-öelda võistluspäeva vlogid, reisivlogid, ma arvan, et siin kanalil tahakski ka hästi palju selliseid igapäevaelu ka näidata, et mitte ainult nii-öelda nagu ma näiteks TikTokis loen sisu nagu selliseid lühivideoid jooksudest, teemadest, et kindlasti ma jätkan nende tegemist, aga võib-olla ka proovida siin YouTube'i platvormil sellist pikemat sisuformaati, et kindlasti võtab rohkem nagu ossa vana, et kindlasti võtab rohkem vaeva, aga ma arvan, et see on väärt seda. Esimene video on kindlasti see video, mida sa praegu vaatad, on ikka väga rabe, aga nagu iga asjaga, lihtsalt tuleb alustada ja siis sa saadki nii-öelda, mida kiiremini sa nii-öelda failid, seda kiiremini sa saad ka nii-öelda asju hakata paremuse poole tegema. Aga ma mõtlesin, ma räägin kiiresti enda sellise sporditausta ära põhimõtteliselt. Ma mõtlesin, ma räägin kiiresti enda sellise sporditausta ära. Mängisin hästi pikalt jalgpalli Mart Pomi jalgpallikoolis Nõmme Unitedis 7 aastat. Siis 16-aastaselt hakkasin tennist mängima. Mängin siiamaani. Nüüd viimased 1,5 aastat olen ka olnud laagritennise koolis tennisetreener. Kui gümnaasium läbi sai 20-aastaselt, siis läksin ajateenistusse ja sealt sain sellise väikse jooksupisiku, ehk siis nüüd juba natukene üle 2 aasta olen tegelenud ka jooksmisega. Alustasin pigem sellistele pikemat distantsidega, jooksin 2023 Müncheni maratoni ja sellised 10 kilomeetri jookse, aga nüüd viimasel ajal olen ka staadioni peal jooksma hakanud. Sellised lühemaid distantse, need natukene nagu hetkel meeldivad rohkem, selline jooksmine väga suur kirg, aga kindlasti mingis teises videos räägin ka rohkem jooksmisest. No nii, tööpäev on läbi saanud. 2 tundi lastele trenne. Ma arvan, et loogilistel põhjustel lapsi ma seal filmima ei hakka. Lihtsalt olla nagu Lähme siis, liigume trenni. Kell on saanud peaaegu pool 5 on kell 5 hakkab trenn, nii et peaks olema okei. Tallinna kesklinna hallis on trenn, liigutrenn. Naelikud on mul muidugi kodus, nii et
kõik lõigud lähevad vaporitega. Let's get going! Kolme saab, igaüks jookseb oma jooksu. Läks. Danzos. Nii, trenn on nüüd tehtud. Päris hea trenn. Mis see oli? 6 korda 75 meetrit, 4 korda 150 meetrit, 3 korda 300, selline 250 tempos ja 3 korda 1000 oli ka selline 5 kilomeetri võistlustempos ja siis lõpetuseks oli väike selline fartlek 100 on, 100 off ja siis seda siis 2 korda 5 ehk siis kokku kilomeeter. Jah, väga hästi. Remi ja Marekuga 300-sed põhimõtteliselt kõik kaasa ja siis tonnides ka selline hea, väga effort, et selline 6 või siis 3.15 tempo tundus üllatavalt kerge isegi ja arvan, et nii kerge. Esimene kord, kui ma siis Vaporfly'd neid 3 siit proovisin pikemaid lõike joosta ja ülimõnus, nagu päriselt, kui keegi otsib endale võistlustosse järgmiseks hooajaks. Oh my god, Vaporfly 3-d. Ülimõnusad, kerged, aga samas nad annavad nii palju sellist pehmust ja igatahes ainult nagu positiivsed emotsioonid. Nüüd minu tore tüdruksõber Avelina on kukkinud Caesari salati, nii et sõidame koju ja hakkame sööma. Nii, salat. Kana. Mitte kõrguna ainult saiakuubikud. Juugi? Ma tahtsin ka neid, aga ma ei saanud pakki lahti. See on ikka mehe kätte pähe. See on paki katki. Imeline. Ise annaks 10 palju süsteemis. Pole kui krutooni välja, et siis 10. No väga hea. Kuidas kokkis ära kuule? Selle on jah. Aga oli kui meil võtta nagu. Ja jogurt. Nii palju sain mina või? Teile ka jagub või? Nomineeritud on kindlasti ka näed, mis ootavad tulemusi, seega ma kavatsen küsida küsimusi. Mis sa panid siia? Mega hea. Soovin sulle tänaseks valmiks edu. See ei ole ainult selle videos. Mängu lõpus natukene hea. Ei nagu, on täpselt. Mõte.
nagu see tekstuur on ka nii õige. Mega hea. Nii, kell on saanud peaaegu 12. Päev on lõppenud, 20 kilomeetrit jooksu kokku, 2 tennisetrenni antud. Ja ma arvan, et väga edukas päev. Loodan, et sulle see video meeldis. Kui sulle meeldis, siis kindlasti pane subscribe ja pane sellele videole like ja kommenteeri, mis videoid, näiteks mis tüüpi videoid sa tahaksid näha ka tulevikus. Ja. Davai. Ciao.